Ja. Tere tulemast vaatama siis 3D koguduse videocampuse projekti teist videot. Esimene video oli meil natukene selline ülevaatlikum ja ametlikum, kus me lihtsalt rääkisime sellest, mida me üldse teha tahame, miks me tahame teha seda ja praeguseks hetkeks siis põhjus, miks me selle teise video teeme, ongi see, et me tegelikult ise lubasime seda teha. Me lubasime seda, et kui iga etapp saab rahaliselt kokku kogutud, mis meie projektis on, siis me teeme sellise ülevaatliku video, kuidas see on siis täpselt läinud ja mida me oleme saanud siis sellest osta. Nii et praegusel hetkel ma tahakski öelda aitäh kõikidele nendele inimestele, kes on toetanud seda rahaliselt, et me oleme saanud edasi liikuda selles campus rajamisprojektis ja ma tahaksin siis lühidalt rääkida, mis me siis saime osta selle teise etapi 500 eurost, mis me panime kokku sellest ligikaudu 3000 eurost, mis meil üldse koos on. Me saime siis sellest osta sellised arvuti sisendkaardid, mida ma näitan, mille karpe ma siis õigemini näitan teile praegusel hetkel siin kaamera vahendusel. Ja tänu nendele sisendkaartidele ja mõningatele kaablitele, mis me siis saime soetatud selle raha eest, me saime panna kokku sellise süsteemi, mis peamiselt siis tugineb küll laenatud tehnikale praegusel hetkel veel, aga annab teile siis hea ülevaate, millega me tegelikult tahame hakata tegelema ja milline näeb siis välja üldse tegelikult videote live monteerimine ja kokku lõikamine. Ja selleks ma tahakski anda siis sõna Mattiasele, kes räägib natuke lähemalt sellest, et mis see siis inimkeeli tähendab ja kuidas see kõik välja näeb. Ja, tere minu poolt ka. Alustame kohe siis sellest põhiasjast, mis on pult. Ma võin selle puldi panna suvalisse arvutisse, suvalisele ekraanile, aga mida see teeb on siis aitab kontrollida, millisest sisendist parasjagu see pilt sinna ekraanile tuleb. Ja võimalused on lõputud põhimõtteliselt kuni 8 kaamerat, igasuguseid erinevaid muid sisendid saab panna, näiteks meie ülistusbänd panin praegu selle siia ette ja kui me tahame näidata nüüd sõnu, siis ka see on imelihtne. Tulevad lihtsalt see taustale, praegult on nad küll lihtsalt valgega, neid on natuke kehv näha, aga miks mitte vahetada video siis jällegi videosisendi peale ja nüüd me näeme neid natuke paremini. Nii et see on siis lihtsalt üks variant, mida saab teha. Aga kui sa nüüd vaatad veel siia suuremat ekraani, siis siin on laias laastus kogu ülevaatlik pilt, mida siis näeb see monteerija, kes on igal pühapäeval selle peaarvuti taga. Ja ootame huviga, kuidas see asi siis praktikas välja näeb ja kuidas see tööle hakkab. Aga nüüd jälle siis üle Jakobile. Nii et nüüd sa siis nägid enam-vähem, kuidas see asi siin välja nägema hakkab, aga selleks, et see tegelikult ka teoks saaks, siis me peame kõigepealt siis kokku koguma kolmandaks etapiks vaja mineva 3000 eurot, mis on tegelikult praegu siis juba kogumisel ka. Ja ma loodan, et kui Jumal paneb sulle südamele, siis sa võid toetada seda selleks, et me liiguksime selles edasi. Aga mis me siis põhimõtteliselt kolmanda etapiga suudame saavutada on see, et me suudame need asjad, mis me oleme praegu laenanud siia kokku, endale tegelikult ka soetada. Esmalt me tahame siis osta endale normaalse arvuti, mis on praegu küll laenutud meil, aga mis jooksutaks siis kogu selle süsteemi hästi välja ja oleks võimeline siis lindistama ka reaalselt neid videosid. Teine asi, mis me tahame teha, on osta mõned monitorid, mis on praegusel hetkel ka laenatud meil siin selle jaoks, et me saaksime siis püsivalt vaadata ja hästi töötada neid videosid kokku. Ja kolmas ehk siis tõenäoliselt kõige suurem asi, mis selle kolmanda etapiga kaasab, on see, et me saame osta selle videopuldi, mis on siis praegu siin enam-vähem nähtavad päiksekees kuumuskohuga mõned sellised konverterkarbid, mis tulevad selle puldiga kaasa. Aga sisuliselt on siis see, mis kolmas etapp endast kujutab ja ma lihtsalt loodan, et me liigume usus edasi, et 7. septembril me saame Tallinnasse rajada 3D koguduse campuse, kogu see videotehnoloogia töötab ja lihtsalt aitäh nendele inimestele, kes on juba toetanud ja aitäh kõigile, kes alles hakkavad toetama.